on Merike Lang, ma olen sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige ja täna toimub meil järjekordne üritus, mis on meie suurim. See on siis Ülenurme sügislaat ja väljanäitus Tõuloom. Tõuloom on siis mõeldud Eesti Tõuloomakasvatajate Liiduga koostöös, kus on erinevad loomatõud, just Eesti tõud ja sealjuures linnud ja hobused. See on väga tuntud ja ta on toimunud meil juba 32 aastat järjest, nii et see on väga pika traditsiooniga üritus. Ja seda kohalikud inimesed teavad hästi ja siia tulevad ka Tartu inimesed, nii et ta on meie aastaüritus. Me oleme ju Eesti Põllumajandusmuuseum siin Ülenurmes, mis on siis üks osa 3 maaelumuuseumide muuseumistest. Ja meie ülesanne on ju populariseerida Eesti toitu, Eesti loomi, kes meile seda toitu annavad ja see on siis ka võimalus Eesti taludel ja üldse väiketootjatel, käsitöömeistritel oma toodangut siin ka turustada, tutvustada, sõlmida ka omavahel kontakte. Ja Tõuloom on ju see, kus siis näidatakse tegelikult linnainimestele, ka Ülenurme on teatud mõttes siiski korteriinimeste asula. Et näidata, kus kohast piim tuleb näiteks, et ta ei tule poe peal leti pealt, et kas seal 2,5% või 3,8%, mis ta on meil, aga ta tuleb ikkagi sealt, lehm annab. Ja meil on ka lüpsivõistlus täna ja siis tehakse lammaste pügamist, et kust meie villased asjad tulevad, need ka ei tule lihtsalt poeleti pealt või kuskilt second hand poest, vaid nad on algselt olnud nende meie taluloomadega seotud. Ilus on meil täna on Mari Kalkun oma kontserdiga. See on nagu siis selle laadaosa tippsündmus. Aga käsitöötoad, jah, viltimist on siin, siis me näitame, kuidas sõira tehakse. Sõir on ju Lõuna-Eesti geograafilise tähisega märgistatud toode üldse traditsioon Setumaal ja Vana-Võrumaal. Ja siis on tomatite näitus on meie peanäitusemaja teisel korrusel. See on üks harrastaja, tomatikasvataja, kellel on, ma tean, et vist üle 80 sordi tomateid. Aga sinna juurde ka siis loengud ja meie näitusemaja on lahti, seda saab näha, nii et puutööd ja kõike seda, mida tegelikkuses ka meil Põllumajandusmuuseum teeb. Selle ürituse tulevik on see, et ta jääb kindlasti kestma ja eriti tahaks panna südamele noortele talupidajatele, et kasvatage ikka oma veiseid, hobuseid, lambaid, kanu, nii et neid ka saaks väljanäitusele panna, sest see on ju Eesti põllumeeste seltside vana traditsioon. Jakobson ju 19. sajandi lõpus propageeris selliseid väljanäitusi ja kõike seda peab tegema. Lisaks Eesti toit on ju see, mida me peame propageerima, mis on eriline, ütleme nii, et meie turism üldse kogu maailmas seisneb ju hästi palju just toidu propageerimisel ja sellise huvitavatel kohalikel maitsetel. Ja selles mõttes siin need Lõuna-Eesti maitsed on erilised, mida saab siit nii sel aastal kui loodetavasti ikkagi ka tulevastel aastatel.